Kui 7 Dalmaatia kutsikat ja nende ema lahti pääsevad, on möllu hullu pöörab. Algul oli Kathleen Kleini ja Ellil kutsikaid 12. Kui palju möllu siis veel oli? Siis oli möllu 2 korda rohkem. Aga jah, pooled kutsikad on juba kodudesse läinud. Kutsikad on praegu täpselt 3-kuused. Miks on nii, et dalmaatslasi on nagu suhteliselt vähe näha? Ma arvan, et see on osaliselt tingitud sellest müüdist, mis meil Eestis ikkagi ringleb vanast ajast, et Dalmaatia koerad on raskesti õpetatavad või häälekad või mõni ütleb lausad hullud, aga ma ütleks, et see müüt on täiesti, esiteks ta on aegunud ja tänapäeval ta ei vasta nagu enam üldse sellele, millised meie koerad on. Nad on täiesti tavalised perekoerad, kes armastavad liikuda, armastavad väga inimesega koos olla ja tahavad hästi lähedust saada. Sagimise peale meenub kohe ka Disney populaarne joonisfilm 101 dalmaatslast. Jah, see film on tore, aga samas see omal ajal tegi ka tõule palju kahju ja hakati tootma lihtsalt kutsikaid selleks, et oli nõudlus ja ka tõu tervis läks sellega allapoole, et kutsikaid oli liiga palju ja võib-olla ei mõeldud neid aretusotsuseid piisavalt läbi. Aga siiamaani on käid ühe koeraga tänaval, siis ikka küsitakse, kus ülejäänud 100 on. Et siis tuleb ikka öelda, et 100 on kodus ja 1 on täna ainult kaasas. Teine populaarne film, kus dalmaatslast näha saab, on Käpapatrull. Seal on selline tegelane nagu Marshall, kes on ka Dalmaatia koer. Ja lapsed tihti küsivad, et miks Marshallil ei ole kostüümi seljas, kui tänaval kõnnid, siis tuleb öelda, et vaba päev. Kui vana tõug on, ei osata öelda. Peetakse tõenäoliseks, et nende teekond algas Indiast ning läbinud Egiptuse, Kreeka ja Itaalia jõudsid täpilised koerad praeguse Jugoslaavia aladele Dalmaatia provintsi, mis on andnud tõule ka oma nime. Egiptuse freskodel on täpilisi koeri kujutatud ja ürikutes kirjeldatud juba 5.–6. sajandil enne meie aega. Nad on olnud oma ajaloos tõllakoerad, nad on olnud, kuidas öeldakse, palvekoerad seal inimestele, kes liikusid karavaniga ühest kohast teise. Ja on olnud hiljem juba olid tuletõrjekoerad, kelle ülesanne siis oli nii-öelda teha tee vabaks tuletõrjujatele ja rahustada hobuseid. Ja sellel tõul on eriline side hobustega, et seda on ise hästi huvitav näha, kui omal on panid ka kodus ja näed, kuidas koer, kes ei ole kunagi puutunud kokku hobustega, oskab olla viisakas ja hoida eemale. Kathleen Klein kasvatab dalmaatslasi juba pea 30 aastat. Tema teab nendest koertest kõike. Mõni koolitaja ütleb, et ei ole koolitatavad või on väga raskelt koolitatavad. Aga mina oma kogemusest nii koeraomanikuna kui ka kunagi varem olin ka koerte koolitaja. Ütlen, et on lihtsalt vaja õiget motivaatorit, et Dalmaatia koer ei allu sunnile. Talle ei sobi väga pikad kordussessioonid, et teda õpetades tuleb olla ise positiivne, õpetada läbi maiuse, läbi mängu ja teha lühemaid sessioone, siis nende õpitulemused on kõige paremad. Lisaks taandub dalmaatslase üliaktiivsus pärast 2-aastaseks saamist. Võib üllatus olla, et dalmaatslase kutsikas sünnib lumivalgena. Isegi kui kehal on mõni värvimärk, siis seda loetakse värvipraagiks, mis tähendab seda, et automaatselt ei ole näitusekoer. Ta on küll väga armas perekoer, meil seekord oli ka üks selline tore silmaklapiga tüdruk, kes on uues kodus juba. Et koera see kuidagi ei mõjuta, aga aretuse jaoks on selline välja mõeldud selline mõiste. See pigment tuleb ajapikku, et kuskil nädala pärast on juba näha midagi ja 2 nädalaselt on juba üldmuljet näha, et kuidas see täpid hakkavad naha pealt, see karv hakkab kasvama pikemaks. Dalmaatia koer sobib eelkõige sportlikule inimesele, kes armastab liikuda, räägib Kathleen. Kui on sportlik pere, siis on eriti super, ta on suurepärane kaaslane. Mulle on öeldud, et peremees oli parimas maratoni vormis pärast koera võtmist, sest tal oli kaaslane ja motivaator, kellega treenida. Aga nad on ka suurepärased lastega ja nad on väga toredad teiste loomadega ja enamus Dalmaatia koeri sobib kassidega suurepäraselt, väikeste loomadega sobivad. Aga tuleb õpetada algusest peale ilusasti viisakalt käituma, siis on kõik korras.